sellise klassikalise karbi siis kaanega. Sa saad seda teha siis aknaga varianti või ilma aknata varianti. Ma näitan sulle sahtliga variandi, et kuidas sa saad teha sahtlit ja sahtli ümbrist. Kõiki neid karpe hakkame nüüd õppima ja kogu see materjal läheb ilusasti sulle. Sa saad seda omas tempos järgi vaadata ja õppida ja minuga koos kaasa teha. Sul on kaasas ka PDF-juhend. Aga kindlasti alati, et kui sa neid karpe hakkad tegema, et ükskõik siis kas kaanega karpe või sahtliga karpe või siis seda plahvatavat karpkaarti, et mina alati soovitan 300 grammist paberit. On teatud tüüpi pabereid, mis on ka 250 grammisena piisavalt tugevad. Olen sulle kõik lingid, kõik materjalid, kõik paberid, kõik kust ma ostan, mida ma ostan, mis mõõdus, mis grammidega, et need kõik on sul seal olemas selles PDF-is, mis on siin kursuse kaustas. Seal on kõik ilusasti mul välja toodud need paberite nimetused, ja need kuluvad hästi kiiresti ära. Nii et mina ostsin ka eraldi tselluloosist siis sellise luunoa või luupulga, soonimispulk, et erinevate nimetustega vahest on ta müügil, et see on hästi tugev. Ma olen nüüd tõesti üle aasta kasutanud ja ta näeb välja nagu uus. Nüüd kõige esimesena hakkame tegema siis klassikalist karpi. Sa saad täpselt sama põhimõttega teha siis karbi põhja või sahtlit ja ka karbi kaaned. Tegelikult teeme täpselt selle sama tehnikaga. Sätin ta siit niimoodi ilusasti paika, siis surun selle ühe külje kinni. Ja nüüd alles siis võtan ära teised teibid. Et kuna ta on selline veidi õhem plastikleht, et siis ta annab väga hästi tegelikult painduma, et sul on siit ilusasti ruumi see ära võtta. Ja nüüd suru kindlasti ka, et tegelikult ja pane lihtsalt siia ühe külje peale siis äärtesse. Et siin nüüd küll pead kiire olema ja siis surud need kokku. Nüüd teeme ka sinuga läbi siis plahvatava karpkaardi tooriku tegemise, selle laia. Ja kuna ta on ruudukujuline, siis on mõlemad mõõdud on ühesugused pikkus ja laius. Kuubik. Ja siis kaunistad nii nagu tahad.